Tere taas! Selles videolõigus räägime siseviimistlusest ning üritame leida sealt mõned meile vajalikud infokillud. Alustuseks leiame mudelist WC põrandapindala. Leiame mudelist korteri seina sisepinna viimistluse ehk et kuidas seina sisepind viimistletud on. Ning kolmandaks vaatame koridori riplae materjali ja proovime selle materjali parameetri järgi sarnaseid elemente mudelist leida. Selleks on mul siin tuttav mudel ning kui me teeme juttu siseviimistlusest, siis ütlen kohe alustuseks, ilmselt te juba olete ka märganud, siseviimistlus või sisearhitektuur on väga tihti eraldi mudelis. Ja ütleme nii, et kui me vaatame siin näiteks 5. korruse plaani, siis tihti on see nagu üsna segane, siin on palju erinevat informatsiooni, torud, siin seinad kõik ilusasti välja joonistatud. Selleks, et saada kätte lihtsalt seinapindalasid või seinapindade viimistlusi ja näiteks põrandapindade viimistlusi ja ka ripplagesid, siis need on tihti mudeldatud eraldi failis ja kui me nüüd ülejäänud osa mudelit välja lülitame, siis meil jääbki ainult alles sisearhitektuur. Ning viimistluskihte ongi kõige mõistlikum vaadata sisearhitektuuri mudeli pealt. Alustuseks tahtsime leida WC põrandapindala. Selleks võtame siin 5. korrusel ühe WC. Klõpsates siia peale läheb põrandapind roheliseks ning klõpsates info peale saame vaadata, mis infot kaasa on pandud. Antud juhul on näha, et selle põrandapindala on 4,2 ruutmeetrit. Ehk selle info kättesaamine on tehtud väga lihtsaks. Järgmisena vaatleme seinasid. Taaskord klõpsates seinale. Näeme me, et tegemist on pesemiskindla poolmatt siseviimistlusvärviga ning siin on isegi antud väga palju tehnilisi omadusi, mida võib siit lugeda: veekindlus, seinavärvil mitte alla 5000 pesotsükli ning isegi ka toon ja tootja. Ehk et seinale on päris põhjalik info antud. Vahepõikena on sisearhitektuuris tihti ka huvitavaid asju välja mudeldatud, nagu näiteks siin on valgusti ja selle valgusti peale klõpsates näeme me seda, et siin on antud valgustile ka päris palju tehnilisi näitajaid. Valgusallika võimsus, valgusti tüüpmudel ning ka valgustemperatuur suisa. Ehk et ka sellist infot on võimalik mudelist leida. Ning nüüd, kui me tahame näha ripplagesid, siis selle jaoks ma arvan, et on mõistlik teha üks lõige siit maja otsa pealt ning vaadata siit koridoris otsast sisse. Siin on näha, et kui me vaatleme vahelage, siis põrand on kaetud põrandapinda defineeriva kattega ning ripplagi on samuti sisearhitektuuri mudelis. Nii see tavaliselt on. Aga meie soovime saada teada, mis materjalis see ripplagi on. Teeme selle aktiivseks. Klõpsates info peale. Materjali atribuudi all on siin kirjeldatud suure tihedusega klaasfill
ma arvan, meil aga kirjeldab natukene paremini selle materjali olemust selle toote tunnus, Focus LP Ecophone tootja. Ja siis samuti on siin ära näidatud mõõdud ja ka täitsa selle riplae toon. Aga meie soovime teada, et kas samasuguse materjali ja mudeli või toote tunnusega ripplagesid on veel kusagil peale selle valitud rohelise tüki ning selle parameetri järgi filtreerides jäävad meil nähtavale ainult samast materjalist ripplae elemendid. Ehk et taaskord lihtsa parameetri järgi filtreerides on võimalik saada väga kiiresti väga hea ülevaade sellest, millist materjali, kui palju, kuhu kohta paigaldada on tarvis.